kaldumine teise astme helistikku C-tuurist D-molli. Mängin läbi kõik meloodilised seisud. Priimi meloodiline seis, kvindi meloodiline seis ja tertsi meloodiline seis. Alustan priimi meloodilisest seisust. Ja jõudsin D-molli. Nüüd tertsi meloodiline seis. Ja kvindi meloodiline seis. Ja väike selgitus juurde. Priimi meloodilisest seisust alustades A7 G-noot on olemas, seega proovin ta jätta alti alles, järelikult saan sellise liikumise ja see noot on loomulikult cis, mitte des. Ja lahenen ära. Veel korra. Tertsi meloodilisest seisust. Siin on mul G olemas. Jätan G paika ehk tenorisse. Ja lahenen ära. Dominant septakordil jätan ära alati kvindi, kui ma mängin dominant septakordi põhikujus. Ja viimaseks kvindi meloodiline seis. Nüüd jätan G paika sopranisse. E jätan üldse ära, E-d ei võta, selle eest on mul 2 A-d. Ja lahenen tertsi meloodilist seisu.